tulemast siis Veego esimest podcasti. Vaatame, proovime, testime, räägime autodest, räägime Veegost endast natukene. Mina siis Kristo, paljud teavad mind ilmselt läbi Carson Coffee. Olen siin siis Veego poistega, Kaspar, Gert ja Marko. Üks poiss on puudu ka. Üks poiss on puudu, aga vaatame, räägime natukene poistest endast ja natukene Veegost ka, kes siis üldse ei tea, mis Veego endast kujutab. Ma arvan, et hakkamegi pihta. Autoinimesed oleme me kõik, kes mingit pidi on ju. Kuidas te üldse autodeni jõudnud olete? Kaspar, sa kindlasti alusta. Kui alusta, autodeni jõudsin siis, kui ma umbes 13 aastane, kui sai ostetud esimene auto, sellega Nõmme vahel sõidetud. Ja sealt siis enne seda, kui ma 18 sain, see oli juba, ma olen üks paarkümmend autot kindlasti läbi käinud. Et pisik on nagu väga noorest saati küljes. Mul läheb see natuke veel kaugemale minevikku, et ma olin vist 3 või 4 aastane, kui mu isa esimese auto ostis. Meil oli maantee Muhkmaal. Siis sellega saime, ma mäletan, ma isegi esimest sõidud siuke, et ma olin isal süles, ma ise pedaalidele veel ulatan, ta pani mul käigu sisse, ma sain roolida vähemalt 4-5, et ma arvan, vist sain ise juba täitsa sõita sellega. Meil oli isegi mingid videod sellest, kus me selle maantee Muhuga sõitsime, vähemalt see oli nii kiire auto, et ei olnud midagi ohtlikku. Siis peale seda oli meil 2 Žigulit äkki või, ja siis lõpetasime Vene autode pealt Mosse peal, millega siis me vennaga seda natuke tuunisime, ise värvisime ära ja tegime salongi juba tühjaks ja mõtlesime, et teeme sinna hüdrokässari ka sisse, aga see oli lihtsalt siuke tavakässar, mille me siis kevitsime pikemaks ja siis lõppes selle Mossega niimoodi, et me käisime kunagi Saue poole välja sõites vasakule, oli kunagi üks põllu mingi siuke rada, aga ma ei mäleta, seda vist enam ei ole seal, siis me sõitsime silla alt ära sellel Mossel. Ja siis me tegime nii, et mõtlesime, mis me sellega teeme, et viime ta Emeksisse. Siis me panime bensupaagi, panime liiva ja vett täis, mõtlesime, kaua see mootor töötab. Siis lasime lihtsalt motokotti ja viisime Emeksisse ära seal. Ja, aus. No, funni peab saama. Palju saite Emeksis selle eest? Ma ei mäleta, see oli nii ammu. Ja siis sealt edasi on tulnud jah, igasuguseid teisi autosi, aga ma arvan, et sinna me veel jõuame. Ja, sinna me jõuame kindlasti, räägime nagu uuematest autodest ka. Ma sündisin auto peale. Mulle isa oli vana rallisõitja. Ja no väiksest saati kogu aeg kuskil midagi autodega toimunud on, aga ma arvan väga suuresti minu sükest autode armastust on mõjutanud on mu suurem vend, sest et ta on must 9 aastat vanem ja tema hakkas juba noorena rallit sõitma, rinkat sõitma ja siis kui mina olin väike pätt, siis ma kogu aeg käisin taga kõik garaažis kaasas ja siis ta kuidagi suunitles, ma arvan, mulle verle sisse selle kogu autode maastiku. Eks ta on kõigil mingi lapsepõlvest see pisik on sees, et ega see on jah siuke fun nagu hobi, mis on nagu kõigil olnud, rohkem viib välja kui sisse toob, aga seda kindlasti. Aga paratamatult, eks meid kõik ühendab see autondus veits, aga jõudsime korra siin mingite ägedamate autodeni põgusalt. Millega te üldse sõidate praegu? Marko, ma tean, sõidab mingi päris edeva Mersuga, on ju? Suure tiivaga. Oleneb, kust nurga alt vaadata, mõne jaoks ei ole edev, mõne jaoks on äkki. Aga siuke võib-olla tavainimese jaoks jah, natuke teistsugune linnapildis, siis AMG GTS on küll tugevalt ümber ehitatud, seal on Prior disaini GTR bodykit küljes, sinna on eraldi tellitud väljad, mis on siis maailmas ainsa disainiga. Taga tiiva asemel on pandud Black Series'e tiib ja siis seest on ka nipet-näpet ümber tehtud ja ka mootoriruumist. Aga kuidas sul selle autoga praegu on? Sõidab ju? Muidugi sõidab. Aga oota, kas sa hommikul autos, kas auto sind sisse lasi või? No täna tulin teise autoga. Tüüpiline autoinimeste teema, et projektikad on ägedad ja värki käima ei lähe, kogu aeg on mingi 100 häda. Vaata, kui on siuke teissugune ilus auto, siis on nagu ilusate naistega, nad vahest vinguvad. et millegi pärast hommikul ei tahtnud mind uksest sisse lasta, aga siia podcasti pidi jõudma, nii et tulin kiirelt ühe teise autoga. Aga seal vist suureks probleemiks on ikkagi see, et see aftermarket rool on peal või? Ei, kindlasti ei ole. Selle autoga vist väga probleemi ei ole. Rajale signaal peale. Just nagu pommikindel ikkagi vist või? Mootor on kindlalt pommikindel, seda ma kuulnud, ühtegi tehnilist muret pole, ainukesed mured on selle rooliga. Tegelikult ei ole, see signaal, meil on siuke staarmehaanik, ma ütlen nime ära Marko Bremsen, nii et kõik, kes kuulavad, siis öelge tšau talle, aga
seal on roolid, see keskel on, kus saab signaali lasta, see padi istub nagu kuidagi viltu ja miks siis rajal ka see signaal peale jäi, et seal kuidagi ta jäi istuma selle signaali peale, aga nüüd on tagant on pistik väljas, nüüd signaali muret pole enam. No see on täpselt nagu enne ülevaatust, kui mootori tuli põleb, siis lihtsalt pirn välja ja enam ei põle, noh, ei ole probleemi, noh. Tuld ei ole ka probleemi. Jah. No ma räägin siis, ega mul on ka praegu kuidagi sattunud Mersu peale, et C63 Amgiga sõidan praegu. Ma ütlen vahel, et sa oled muidu täiesti põline Bemmi mees ju. No ja ikka sügavalt Bemmi südames kindlasti Bemm, sul tiksub BMW siin ju. No mul on siiamaani tegelikult ju 2 BMW-d peres. No millest me räägime? No, 2.8 Stroker tuksub siin. Aga ei, BMW-dega ma olen oma elu jooksul päris palju sõitnud, aga tegelikult kõige kaua, mis mul on olnud, on Audi A6, mis mul oli teiline, nagu millega ma sõitsin. Väga okei auto oli. Nii kaua hakkas piirama, kui ma pidin hakkama driftikaga trailerit tassima. Siis ta lihtsalt jaksanud, ma tundsin juba siduri kärsahaisu, siis ma pidin ostma vähe suurema auto, siis ma ostsin BMW X6. See tassib väga hästi. Aga jah, nii palju kui Mersust rääkida, siis kõik on tore, äge mootor, mis seal ongi äge, ongi see V8 mootor. Et see hääl ja kõik see teeb nagu selle hoopis teise elamuse, aga sõidu poolest mulle ikkagi millegipärast meeldib BMW rohkem. No aga sa võrdled ka sul ennem oli M2 ju. M2 kindlasti ongi, ma arvan, kergem ja dünaamilisem kui see praegune. No M2 on siuke emotsioonikas ka, mitte et see Amgi ei oleks emotsioonikas, aga M2 on ikka täiesti aga ma arvan, et tuleb, mis aspekti võrrelda, kui nagu teilitada, siis on kindlasti mesa mugavam sul ju. Ei, mugavuse poolest kindlasti Mersu on parem. Aga nagu see fun aspekt, see on võib-olla Bemmis. Ta ikkagi oli kergem ja dünaamilisem, ma arvan, kui C63. Noh, Mersuga on see, et on esiteks M2-l sa ei saanud, M2-l on ka erinevaid versioone, minu omal ei saanud seda amordi pehmust näiteks timmida. Mersul ma saan, kui ma tahan, ma saan panna ta komfordi peale, ma saan ta vaikseks tegelikult panna, sa saad sõita nagu täitsa linnaautoga ja ta on nagu hästi smoothilt sõidab ja väga vaikne on ka seest. Aga midagi jääb seal puudu, seal on see, eks kui sa oled BMW-ga, siukse BMW-ga, mingi M-iga sõitnud, siis sa saad aru, et tal on mingi oma võlu. Miks ta nii popka? Rullnoka võlu. Andke andeks kõik Bemmi poisid. Noka mets tagurpidi lähe. Sellega ma ei nõustu. Kaspar, mis sul huvitavat on? Mina igapäevas sõidan siis Škoda Superbiga 2018 aasta 1.4 bensiinimootoriga, et ma olen ajal nagu ratsionaalsem ja... No jõhkralt jõudu nagu. Ta on kena 3-silindriline mahlapakk, et 1.4 ikkagist, et... Aga kõik 3 silindrit töötavad ikka? Kõik, võt see on jällegi see, et kui sa oled nagu eriti ökot sõita, siis lülitab 1 silindri välja, seal on 2 silindriga. Okei. Aga maanteel, kui me seal Porsche uue tehase või töökoja avamisel käisime, ega sa maha ei jäänud must? Ei mõtlengi selle mõttes, et ongi sina nii-öelda Mersuga, mis siin sisse ei lasknud, on ju, et Kertus oli selle hetkel roolis. Võib-olla oli ka selle sees. Üritas küll eest ära sõita, aga oleme ausalt, et ega Superb oli ikkagi täitsa stanges kinni. Aga maini ka see lisa ära, mis sul seal esivõrede vahel on sinimust-valge, et sa käid inimesi kinni pidamas vist või midagi või? Sellest ma arvan, seda ei tohiks nagu mainida, et ühesõnaga jah, kolleegid, tervitan kolleege, kes, et ja siis samamoodi tegelikult nii-öelda talveautoks on siis ka Mersu vana E-klassi 124 siis 3.2 V6 mootoriga. No ikkagi V-mootorid ja ikkagi Mersude peal ikkagi tegelikult tugevalt. Ei ole. See lihtsalt on kuidagi sattunud niimoodi. Midagi on sattunud. See on praegune periood võib-olla. Tegelikult ju, me üritame ka ikkagi väga palju proovida ja vahetada autosi, et saadagi just seda kogemust nagu, et ma ütlen, ma ise kunagi ühe etappi tegin, ma sõitsin väga pikalt selle Audiga, aga nüüd, kui sa oled kuidagi jäänud autosi vahetama, siis sa tahad vahetada, sa tahad jälle proovida, sa tahad mingit uut kogemust saada. Muidugi. Eks lõpuks igal autol on mingid oma head ja vead, et ja ega lõppkokkuvõttes sa leiadki enda jaoks selle sobiva ja siis, kui sa proovid erinevaid variante, et ega see nagu annabki selle võlu juurde. Aga Kristo, ma küsin sult, sina kui suur auto teemaatilise ürituse korraldaja eestvedaja, kus sinu autopalavik tuli üldse? Minu autopalavik, ma arvan, väga tugevalt on tingitud minu ka nagu ristisast, kes praegu peab ka 100 autot blogi, kõik võivad lugema minna, huvitav lugemine päris. Fun fact on meil Veegos teeb ju blogiposte. Ja ühesõnaga temast ma arvan tugevalt, kuna kui mina olin ka, ma arvan, ma võisin olla mingi 7-8, ta sõitis rahvarallit.
ja kuidagi juhtus see, et ta vedas mind kaasa sinna, sealt nagu tekkis see pisik külge, siis sealt loogilist rada pidi üks hetk ta oma siis, kellega nad koos rallit sõitsid, jõudsid Rally Estonia korraldusmeeskonda, sealt kisuti mind ka kaasa. Niimoodi, et ma olin täitsa 5-6 aastat, olin täitsa osa korraldusmeeskonnast. Meie meeskond ehitas esimest korda välja selle Tartu linnakatse, kui see tuli üldse nagu Rally Estonia katsete hulka. Sealt kuidagi ta loogiliselt läks, sest Cars & Coffee on ka tegelikult alguse saanud Tartus, sest elu viis sinna. Seal nagu ei olnud autoskenes siukest asja. Siis ma mõtlesin, et proovin ja kuidagi nüüd ma olen siin, kus ikkagi vähe on inimesi, kes ei tea, mis on Cars & Coffee. Aga kui tihti kohvi juuakse teie miitidel? Oleneb miidist, eelmine aasta oli põhiprobleem oli see, et hästi palju tagasisidet tuli mingid Cars & Coffee on, kus on kohvi on ju. Et nagu... Ma just mõtlengi, et sealt saab, ma tean, et nüüd on Red Bulli peale ainult see läinud. Jaa, no Red Bulliga on hea koostöö. Red Bulliga on siuke mingi väike sponsordiil ja kuidagi nagu Red Bulli on kogu aeg ja nad käivad ka ise seal promo tegemas. Sest tegelikult skene on õige selle jaoks, sest autoinimesed väga palju tarbivad Red Bulli või üldse nagu sellist kraami. Aga nüüd nagu rohkem on kohvi ka. Ja... Siit saab üleskutse teha nii-öelda, kui sul on oma väike kohvi, siis treiler, putka, liikuv asi, siis võta ühendust. Võta ühendust ja leiame võimalus, et meil neid üritusi on, kus nagu nähtavust tõsta. Selles suhtes jah, see nagu on ka ikkagi lapsed saadik on see pisik sees olnud ja kogu aeg nagu autode keskel olnud, ise ehitanud erinevaid. Ma olen ka nagu pigem sakslaste usku, pigem Volkari peal olnud kogu aeg. Esimene auto oli mul üldse 96 aasta Vento, beebisinine, Montana ja rulliga värvitud. Kõva pill oli. 1.6 äkki või? Edasi ei liikunud, aga fucking fun oli. Oi, Gert võib-olla teab, aga te teate, mis minu esimene auto oli või? Kristo kindlasti ei tea, Kaspar ka vist ei tea või? Oli siuke tore auto nagu kollast värvi Ibiza Cupra 2001 aasta 2 uksega. Ja siis hakkasin seda tuunima. Mustad väljad alla, on ju. Tollel ajal oli jube äge asju karboniks kleepida. Kapott, katus karboniks, chip peale, ALS vahele, flat shift oli vahel. Ühesõnaga niimoodi, et 5. manu oli või 6. manu, ma ei mäleta, M-kumb oli ja manu oli. Said käiku nii vahetada, et gaasijalga ei tõstnud. Lihtsalt lükkas korra sidurit ja siis lõi tagant siukse ausa leegi välja. Lõi siuke karralik porgandipill. See oli, no ma ütlen, koolis käisin sellega, ma ei suht tehtud vend. Suht äge oli koolist. Sellel ajal oli see teema ka. Linno mäletab, mis minu esimene linnaauto oli. Tead, mis ma võin siia vahele ühe fun facti veel öelda. Üks esimese autosi, millega ma väljaspool oma pere sõitsin, oli sinu pilukas. See oli Citroen Berlingo. Berlingo on tööauto, see on hea, see on aus pill. Ma sain selle kunagi nii, et ma olin 16-aastane, siis veel nagu üksinda tegelikult sõita ei oleks tohtinud. Aga titelubadega võib juba selles mõttes sõita. Ja ma käisin koolis sellega sellel ajal ja seal olid veel, isal oli ehitusfirma, siis seal olid need kirjad kõik autol peal, seda kunagi keegi maha nagu nii võtnud, on ju. Ja aga tagant kuut tuli tühi ka ja siis me sõitsime freestyle suuska sellel ajal, siis mul oli kõik head lumelabidad, suusad, kõik olid seal pagasis alati, on ju. Ja siis ma tuunisin ka seda veel niimoodi, et ma võtsin garaasist, mul oli mingi Sony Mac, vaata, mingid siuksed kõlarid, vaata. Siis lükkasin siin ise juhtmed taha, juhendasin ära. Siis kui läksime seal preemia taga, oli seal mingi toru, kus ei vaata freestyle sõita, siis ma tõstsin need kõlarid nagu katuse peale, see oli muiska igal pool olemas. Väga ka, ikka siuke lustikummutik ja nii nagu peab. Teada huvitav, ei tea, kas see on ikka seal alles, sest mäletan Sildarude isa kunagi ehitas selle, et me saime seal suvel käia, ehitasime siukse platte ja siis preemia oli nõus, et nad korjad oma jääd sees, nad tõid nagu see lumeõue ja siis me saime nagu suvel sinna lund panna, et me saime nagu suuskada tulla siuke, ma ei tea, mingi 5 meetrit alla ei sai torumda slaidida. Aga ei tea, kas täna ikka alles see on või? Ma arvan, et millegipärast ei ole. Muidugi peaks saad kunagi läbi sõitma, vaatama, kas on alles, aga ma arvan, et ei ole, sest et äkki nii palju kuskil alternatiive tekib. Aga autode teemal jätkates kõigil meil, ma arvan, siit on mingi auto, mis on mingit emotsiooni tekitanud, mingi auto, mis on nagu eriti sügavalt mällu süübinud. Mis see auto teie jaoks on? Ma võin kohe enda jaoks öelda Golf 4 R32, siiani igatsen tagasi seda autot. See oli nagu nelik või? Nelik, Manu. Ja no, see oli nagu tõesti see auto, mille müüki, ainuke auto vist, mille müüki ma kahetsen. See oli omale lausrakett ju. See oli natuke näpitud ka,
Hans tegi mootorit, veits oli peale keeratud ja ikkagi nagu mingid Bemmi vennad foori taga olid ikka rõvedalt hävisse, noh. Et kui ikka mingid tüübid tulid kõrvale, ta oli nagu full sleeper pilt ka selles suhtes, et väljast oli full stock, nii nagu ta oli, kes teadsid ära kohe, et ei ole tavaline Golf 4. Kas R32 embleemi polnud taga või? Ja võtsin meelega ära lihtsalt sellepärast, et mingid vendi koinida kuskil linna peal. Ja nagu see oli üks mu esimesi autosid, mida ma ka teilisin 1,5 aastat, aasta läbi kogu aeg kütsin ringi sellega. Ja Tartus oli kõva, oligi see, et Kaubamaja ristis on sul see topeltfoorid, on ju. Esimesest vajusid läbi, järgmise taha ära ja ootasid. Mingi Bemmi vend tuleb kõrvale, hakkab pöördeid laskma, mingi suht stokk välja lase, väga ei lärmanud. Nii kui pähe andsid, hakkasid minema, esimesed 2 käisid kõik 4 all ringi lihtsalt, siis need Bemmi vennad suht kiiresti lasid maha. No. Ühesõnaga, sa oled liikluskriminaal või? Ei, ma... Ainult 50 või? Ainult 50, ja ma ikkagi korralik kodanik. Üle 50 ei ole kunagi kiirendanud, kunagi pole ühtegi kiirustrahvi ka. Ja siuke üleüldiselt korralik kodanik. Kiirustrahve meil ei ole kellegi. Ei, me ilusti sõidame kõik. Aga mis sul on olnud mingi siuke emotsioonipild, millega sa heitnud oled? Kasper ütleb kindlasti oma selle vana Mersu jälle. Ei. Mul oli kunagi Taevo Lanos, mis oli siuke roheline. Ta oli 2.5 V6 Opel Omega mootoriga. Tänavaslikid olid all ja see, ühesõnaga, see oli emotsioon nii-öelda, mis on nagu nooruspõlvest küljes. Auto oli minus võib-olla mõned nädalad ja see ka lüüb siis tsikleid, V8 asju, et selles mõttes täiesti ajuaparaat. Ja see väljast ei näinud üldse välja, et oleks midagi Taevooga või? Taevooga, jah. Taevo Laanos, väike roheline ümmargune punn. See oli pull. Mitte midagi ma ei oska kosta selle peale. Ei, no ma ei oleks oodanud ka, et see tuleb mingi Taevoo lihtsalt. Ma mõtlen, et sul Aussist tuleb mõni äge auto, millega seal sõitsid või midagi. See seal oli ka äge, aga lihtsalt mõtlen, kui see emotsiooni võtad, siis see nii-öelda Auss oli Holden Commodore mul. See oli lihtsalt oligi samamoodi, et ma sõitsin, ma ei tea, paar aastat selle auto, aga probleemi ei olnud ja et väga hästi mõnus, aga lihtsalt kui emotsiooni võtta, see oli just Taevo Laanos. No olenebki nüüd, millist emotsiooni täpselt võtta siin on, et kui ma võtaks nagu talvel metsast tahad driftida vaata, siis siuke mul esimese võib-olla oligi, mäletan, meil see neljas ju osanik on puudu, Siim, et Siim oli meil sõprusseltskonnast esimeseks ehitas siukse 46, mis pööras, kässar oli sees. Siis kui esimest korda, ma ise sellel ajal olin driftinud, aga päris nagu see hüdro ja kõike nagu selles setupis autot nagu ei olnud veel talvel sõitnud ja siis see jättis siukse nagu teistmoodi ägeda tunde ja siis peale seda ehitasime kõik endale ka siuksed talverõõbad. Ja üks äge kogemus oli see, kui ma kunagi, ma ei mäleta, ma olin suht noor, siis ma rentisin, mõtlesin, et olen nagu ka kõva vend. Rentsin Hispaanias Ferrari Cabrio. Ja siis ma sõitsin seal tänavatel ringi ja siis oli ka siuke päris huvitav tunne. Siis ma mäletan, eestlased kõndisid üle selle ülekäija raja, siis nad midagi ütlesid, midagi ilusat, vaata. See tekitas jälle teistmoodi siukse huvitava tunde. Aga mis on veel, ma ei tea, Eesti pinnal või mul vennal oli üks äge auto kunagi, S2000. Ja see oli... Seda võin verifyida, sõiduus asi. Et sellega oli päris äge ringi sõita, et seal sportsidur oli all, et kõik see käigukasti, kõik oli nagu sportautol, pluss oli siin olid lambuuksed ka veel pandud. Et see käis nagu lambuuksed lahti ja siis ta nägi siuke pooler välja. Me olime ise muidugi väga noored poisid ka, et siis... No S2000 oleks praegu ka tegija ikka, kui sa ikka nagu S2000-ga kuskil tänavapilti tekid, siis ikka nagu päid pööratakse normaalselt. Ma julgen öelda, et S2000 ma arvan tänavaks saab rohkem, kui te kunagi maha müüsitada. Kindlasti. Täna mingi siuke enam-vähem okei asi hakkab 20 minu arvast. Ja no siis selles mõttes, siis ta ikka läks odavalt maha. Kunagi olid ajad, mina olen ostnud E28, E30 koos mõlemad. 30 oli kupee ja 2,5. 28 oli 2,0 ja ma maksin mõlemast kokku 300 krooni. Ma võtan 500 krooniga ära praegu. Vaid eurodesse ümber selle raha eest, sa ei saaks, ma arvan, istet ka sinna või käigulangi lukku. Kui ma õigesti mäletan, siis me kunagi müüsime selle maantee Muhuga 500 krooniga maha, siis ta tundus päris suur summa. Ei, see aeg oli see tegija raha nagu praegu selle raha eest, sa võid unistada. Kunagi oli sünnipäevaks, kui said 500 krooni vanematelt. Terve aasta lasid ringi selle. Ja sa olid tegija ikka, kõigile käristasid välja. Mis see teeb täna meil mingi 30 kopikatega euri? Mitte midagi. Selle eest sa ei saa paki kütsigi. Jah, uskumatu. Statis saad oma selle vajaliku joogi ja purksi ja asjad kätte, siis on 3 küpsi läinud. Ja põhimõtteliselt.
tõmbad veel ühe Red Bulli, tõmbad sisse, teise viskad endal topsi hoidjasse ja ongi 30 eurot peenena. Kütus selle raha eest saanud. Aga tulles tagasi selle emotsiooni juurde, siis ma terve aeg mõtlesin siin praegu, kui te rääkisite oma emotsioone. Ja mul ei ole, ma arvan, ühtegi sihukest, et ma oskaks öelda, et see on top 1. Et ma ei tea, on nii palju erinevaid, ma ei tea, full mugavaid autosid, millega sõitnud, nii palju erinevaid mingid full rinkapille, nii palju erinevaid mingid full superautos, et need kõik on nagu mingi oma kindel emotsioon, kellel on, ma ei tea, mingi uskumatu kiirendus, uskumatu pidurlus, uskumatu handling, kes on lihtsalt nagu hõljud pilve per ringi, on ju. Et ma sihukest mingit kindlat asja, millest ma ei oskaks niimoodi välja tuua, et mis oleks nagu, et vot, et see on see. Nagu sellepärast rikastel meestel ongi terve garaaž autosid täis. Ja siis on täpselt see, et üks on mugav, teine on kiire, kolmas pidurdab ja neljas on lihtsalt fun. Oleneb tujust. Ja mõni on see, mis sul kunagi väikselt peale on jäänud ja seda oled hoidnud ja oleks see võimalus, et kõik autod alles hoida, oleks väga kõva. Ei, see oleks kõva, aga rääkides sellest, palju teil autosid kokku on olnud, näedi peast suudate kohe öelda? Palju üldse olnud on? Jaa, no ütleme praeguse hetkeni välja, nii palju kui sa mäletad, palju sul autosid kokku on olnud erinevaid? Mis on reaalselt minu omandis olnud, ei ole palju, ma arvan 10, mis on nagu reaalselt minu omandis olnud, okay. Circa ümart 10. Ma arvan, mul on see number kuskil sinna samma. 10 kanti jääb, jah. Ma olen kuskil mingi 30, 40, midagi sihukest, jah. Vend toimetab. Mehel nagu rahad liiguvad. Meil tegi businessid seal Aussid raudselt. Mingi auto äri. Näiteks eile ostsin E34, nädalaga tagasi ostsin Volkswagen Crafteri. Ikkagi rondi ärikas. Ikkagi. Miks? Müügiks, miks ikkagi? No ongi, ma räägin, ärikas. On üleval ka juba või? Ei ole veel. No, aga ma arvan, et varsti on, Vegos on üleval ka. Aga kuidas Crafteri müük läinud on? Homme tuleks vaatama. No hästi, ikkagi. Aga keegi E34 tahab Vego osanikult, siis minge vaadake. Ja sellel on juba nagu street grade on nii räigelt juures. Kui juhuslikult see selleks eks välja pole müüdud? Võib-olla, et selleks hetkeks, kui episood üles läheb, on 34 läinud. Praegu tegelikult ei ole üldse E34-sid müügis põhimõtteliselt. Ei olegi. Mõned on ja need on ka juba siuksed, hinnad on kõik. Ja sest korralikud on kõrge hinnaga ja need, mis on vähe raipemad, lähevad suht kiiresti ära, sest need lähevad madala hinnaga. Kaspar, räägi tagatausta, mis auto ütle kõigile, mis hinnaga said ka. See jääb praegu. Aga kus ostsid selle? Kus sa said selle? Jõelehtmel käisin järgi nii-öelda. Sellepärast eile tööd ei teinudki või? Seda võib ka öelda, jah. Pidin alguses kohe tulema kohe tegema, siis tuli, kuule, E34 on üks müügis, läheb võtame ära ja siis oli vaja ära käia. Aga õhtul sai töö tehtud ikkagi vähemalt? Jah, muidugi. Kõik asjad sai tehtud. Aga mis värvi on? Mis moto on? Punane, 2.0, manuaal. Ega siin midagi ei ole, sillad tehtud, pidurid korras, kerel otseselt mingi suuri auke ei ole. Esiklaasis mõra, mis seal veel, istmed kulunud. No see tüüpiline 34, no see on siuke 5 sotti ja lähme sõprad on laiali pillu, vaata. No nii, aga autodest ja teist me oleme päris palju rääkinud. Päris palju on läbi käinud Vego. Ja inimestele, kes ei tea, mis see Vego üldse on, võtke lühidalt kokku. Miks Vego ja mis selles nii erilist on? Automüügiplatvorme on meil, on Auto24, kes on ülipikalt turul olnud. Ükski pole Vego. Jah, Auto24, kes on pikalt turul olnud, on ju, meil on juurde tulnud siin mingid autodiilerid, mingid muud asjad, neid tuleb kogu aeg nagu seeni pärast vihma. Vego tuli pauguga. Selles suhtes nagu ei olnud see, et vaikselt kuskil põlve otsas nokitsetud jalaga uks lahti ja siin me oleme. Miks Vego ja kus see tuli üldse ja mis teid eriliseks teeb? Ma võin rääkida, kus meie idee tuli. No, meie idee tuli niimoodi, et me käisime mingi 1,5 aastat tagasi. Meil on selline tore sõprusringkond ja siis me teeme iga kevad, teeme väikse poiste reisi. Ja siis me kuidagi tiksusime seal. Meil kõigil on oma mingid ettevõtmised, ärid asjad. Ja siis me üks õhtu istusime seal hotellis all, foajees. Kuhugi pidi minema, ma ei mäleta, kui ühesõnaga ootasime äkki taksot või midagi. Ja siis jõudsime kuidagi selleni, et Eesti inimesed on üldiselt väga siuksed, et küsid kellegi, kus su raha tuleb. Siis kõik on siuksed, et keegi ei räägi, keegi ei taha oma taskust midagi kellelegi jagada, isegi kui ta vastu saab, on ju. Ja jõudsime selle aru saama, et me võiks kõik koos midagi teha, et me oleme noored, me üksteist tunneme, et me mingil määral kõik usaldame üksteist, on ju. Meil on oma mingid ettevõtted, et päeva koos mingi asja kokku.
siis tulime sealt reisilt tagasi, siis Gerdil on niisugune üks tore agentuur nagu Ecuador, kus me siis pühapäeviti käisime istumas. Kus me praegu istume. ja praegu istume ka Ecuadoris stuudios. Ja siis võtsime niimoodi, et käisime iga nädal pühapäeval, käisime siin Gerdi juures istumas ja siis brainstormisime ideesi. Meil käis seinast seina asju läbi ja kuidagi siis lõpuks jõudsime jälle sinna, et me kõik need, me kõik miidid lõppesid mingi autoteemaga. Kuidagi hakkasime ikka autodest rääkima. Me hakkasime autodest rääkima ja siis mõtlesin, et okei, me ikka peame midagi autodega tegema, et varianti ei ole. Et jah, et see uus asi oleks siuke nagu, et sa tahad hingest teha, et see on südamelähedane asi. Siis jõudsimegi selleni, et võtame selle auto 24 ette ja algus madistasime pool aastat päris pikalt ise, tegime nii palju erinevaid asju ette ära arendajatele, kõik eeldud asjad, mis me vähegi oskasime ja sealt läksime. Ja meil on ju kodulehel näha ka, et see Vego loos siis esimene sketš, mis me tegelikult valmis joonistasime, nii-öelda see väga see on ühe blogiartikli all, seal on vist, mis on Vego, on blogiartikli. Sealt näete seda esimest pilti, et kus see nagu alguse sai. Aga tulles korra Vego juurde tagasi ja nagu sa ütlesid, ega neid on tõesti tulnud päris palju nüüd siin viimase aastaga, et siis, kui me seda ideed genereerisime, siis oligi ainult Auto24. Et need kõik kaasa arvatud Vego siis on tulnud ju siin viimase aasta jooksul. Viimase tegelikult laivi on mindud viimase reaalselt poole aasta jooksul. Ja. Et täna me oleme, aga meie võib-olla, mis teeb eriliseks, on see, et me oleme väga suure, meil endal esiteks on väga suur taust ja know-how ja siuke tuntus nii-öelda üldse autoinimeste seas Eestis. Et kaasa arvates siis täna me oleme ju ka sinuga, Cars & Coffee'ga ja teistega siuksed koostööd tegemas ja see on, ma arvan, ongi nagu väga oluline, et sa tunneksid just neid inimesi ja kõiki neid, kes on nagu tegevad täna Eestis siis auto nagu maastikul. Ja selle lähenemise me võtsime ka, et me tegelikult ju, me ei tahtnud seda, me oleks võinud ka lehega tulla palju varem laivi, aga meil oligi see, et me tegime väga suure eeltöö, nagu rääkisime kõiki esindustega, ma arvan, täna kõik esindused teavad meid nagu väga hästi. Ja pluss veel see, et me liitusime siis ka, algus me lähenesime läbi Amteli, mis ongi siis niisugune suur nii-öelda ühing, kus on kõik siis nii-öelda Eesti suuremad autosalongid, tegime seal ilusti presentatsiooni, rääkisime kõik ära, mis me nii-öelda ideed on, mida me tahame veel teha, kuidas seda nagu asja, seda turgu nagu Eestis edasi arendada ja viia, et läbi selle nagu on see algus, ma arvan, võib-olla mõnevõrra olnud ka meile lihtsam. Kui vaadata neid teisi uusi, kes on tulnud, et kui tuled välja, sul on leht täiesti tühi, ühtegi autot peal ei ole, siis kui inimene tuleb ja vaatab seda, tal ei olegi midagi seal sirvidega brausida, et väga raske on nagu sealt üldse alustada, et ta ei kutsu müüma enda autot. Ja kui ikkagi tühjus on, siis tekib see nii-öelda nagu lambakarja efekt, et kui teised on, järelikult töötab. Ja just see, et Gert, nagu sa ütlesid, et tulime väga palju hiljem välja, kui me esialgu mõtlesime, meie esimene plaan oli 1. aprill või? Ja siis see liikus maisse ja lõpuks tulime juuni. 13. juuni. Aga et seal oli nagu suur osa, miks see meil niimoodi edasi lükkus, oligi see, et meie kindel plaan oli saada esindused, me näitasime neile mingit, ütleme, nii-öelda tagataustal beta-versiooni, mis meil on valmis, ja siis me võtsime kõikidelt esindustelt mingi sisendi, mida sinna juurde tahaksid, ehk meil tuli väga palju arendusi juurde, mida me esialgu üldse ei näinud, et me peaksime tegema. Miks ta meil nagu lükkus, aga meie omas peas võtsimegi selle otsuse, et pigem tuleme välja siis, kui see produkt on kõigile nagu töötav ja sobiv. Sest mais te minu hooaja avamisel käisite ka tegemas brändingut ja promomas ja siis tuligi ja just selle nagu ideede ja arenduse koha pealt minu jaoks oli ka nagu äge osa see, et ka mina sain olla osa sellest nii-öelda testgrupist, et enne kui laivi läks leht, siis ka minul oli ligipääs, ma sain üle vaadata mingeid asju, enda ideid genereerida, istusime täpselt samamoodi enda selle Cars & Coffee pundiga maha, lükkasime lehe telekasse ja lihtsalt istusime ja vaatasime, käisime kuulutusi läbi, proovisime ise kuulutust teha, kõik mingid sellised asjad ja nagu minu arust see on just nagu ülikõva, et pigem tulla valmis produktiga kui see, et pärast arendama hakata, et inimesed näevad seda ikkagi nagu toppi kohe. Ja pluss on veel see, et eks me olime ise ka väga kriitilised, et alati enda asjadega sa oled alati hästi kriitiline, et me ju agentuuris, ma näen seda iga päev, et kui me teeme teistele turundust, see on väga lihtne seda teha, kui me tahame endale midagi teha, oi kurat, sa ühte plakatit ka teed siin nädal aega, muudad seda ühte asja, et ega meil oli selle veebilehega täpselt samamoodi, et me ei olnud ise rahul sellega, et me ei tahtnud tulla laivi siukse asjaga, mis jätab siukse kuidagi halva meki kellegile.
et eks kindlasti ka praegu see võtab veel väga palju nagu siukest pisinokitsemist ja siukseid pisiasju tuleb ikka seal välja, aga noh, täna ta on ikka sellises seisus, me näeme, et siin nagu saab inimesi peale lasta juba, et see kõik on nagu ilus töötab ja töötav leht ja kindlasti noh, eks seda arendust on siin veel omajagu ja võib-olla me jõuame ka sinna, et mida me siis veel edasi nagu arendame ja teeme, et väga palju ideid on meil sahtlis veel, mida me tahame sinna juurde lisada. Aga räägimegi korra, mis see üldse nagu tulevikuplaan on Vegol. Eesti turg, Euroopa turg, maailmasse, mis see arenduse koha pealt praegusel hetkel nagu mina kui nii-öelda nagu sisutarbija, olles ise ka turundaja, siis juba see nagu kohalolu võrreldes teistega, näiteks sotsmeedias on ju Instagramid, Facebookid, YouTube, nüüd me teeme podcasti, see kõik juba tegelikult juba tõstab esile nii palju ja annab seda nagu levikut juurde ja tegelikult toodab seda brändingut väga head juurde. Mis see plaan tegelikult on Vegoga? No meil on kindlasti tegelikult on plaan välja minna Eestist. Et Eesti turg, me võtsime kohe siukse suunitluse, et me saame siin oma töötajasüsteemi paika, lehe paika, kõik nii nagu peaks, on ju. Ja meilt on ka palju küsitud, et mis siis, kui ütleme, jõuamegi sinna turuossa, kus Auto24 äkki tõstate ka hinnad sinna, mis see Auto24 on, olema autos meil 40-50 euri kuu, on ju. Et siis nagu meil see üks osapool, keda täna kohal pole, talle meeldib vaata öelda, et meie visioon on see, et Eestis auto kuulutamine peaks olema Eesti inimesel nagu põhiõigus. Et see peakski olema odavalt, et me saame seda teha, et meie plaan on kindlasti ka Eestis jääda sinna hinna peale, nagu ta on, ja tulevikus vaadata edasi teisi turge, sest et ega teistel turgudel on suures pildis on sama seis, nagu siis ütleme, oli nüüd aastaga tagasi Eestis, et on üks tegija ja ka sinna oma aega kinni jäänud. Et ongi Saksamaal on Mobile, on ju? No Mobile on siuke väga ekstreemne näide, et on üle Euroopa, aga kui me võtame nagu turupõhiselt, et kui on Läti, Leedu, Poola, igal pool ongi see üks mingi tegija, aga ta on ka ikkagi, ta ei ole nagu see, et täna on nii kaasaegsete võimaluste ja disaini ja asjadega leht. Et ega kui sa vaatad neid lehti, ega selles mõttes võib-olla see koodi pool ongi neil täitsa okei seal, need funktsioonid, aga ma arvan, see kasutaja mugavus on see, mida neil on väga raske täna edasi arendada, sest neil see on vanade platvormide peale tehtud. Ja võib-olla on ka see, et mugavustsooni jäädakse ikkagi mingi hetk kinni ja kui sul see ju asi töötab ja on kogu aeg kasumisega, siis ei olegi vaja otseselt ju pingutada. Ei, muidugi. Konkurenti ka pole. Ja kui konkurenti pole, siis ega väga ei kutsugi ja sellest kasutajaliide, sest minu arust minu jaoks kõige mugavam lahendus nagu Vego puhul on see, et kui me võtamegi nüüd näiteks kõrval Auto24, mitte ühtegi halba sõna selle platvormi kohta, ta on väga tugevalt nagu turuliider olnud aastaid ja nagu mugav ja kõik nagu töötab nii nagu ta peaks, aga seal ei ole nagu mingid lisavõimalusi, on ju, siis Vego lehele minnes ma panen müüjaks eraisik ja ma ei näe mitte ühtegi autoesinduse kuulutust nagu. Ehk siis see nagu minu jaoks kui nii-öelda lõpptarbija jaoks teeb asja väga mugavaks mingites hetkedes ongi ja samas ma saan täpselt samamoodi lülitada sisse ainult autoesindused, ehk siis need eraisikud kaovad ära sealt ja ma saangi otseesindusest tean, et see on kontrollitud auto, see on kindla ajalooga auto, see on taustaga auto, on ju. Mul ei ole mitte mingit probleemi, aga see nagu selektsioon juba kasutaja liidese koha. Ma pean saladuskattele ütlema, et see on meie idee, see tuli tagasisidena, et lisagi see eraisik sinna eraldi. No eks see on alati positiivne, kui inimesed tagavad tagasidet ja ma arvan, see ongi ju, mis meie edu võti võib-olla tulevikus ka on ja mis me juba oleme teinud, et me kuulame kõikide inimeste esinduste tagasidet, teeme kohe kiirelt need arendused, mida vaja on ja ainult arendame edasi. Eks see ongi koos nagu kellegi teisega või nagu nii-öelda nagu lõpptarbijaga koos arendada asja on palju ägedam kui see, et ise hakkad nagu jalgratast leiutama uuesti, on ju. Jah. Eks seal nüüd ongi, eks me oleme tegelikult alles ju, ütleme jämedalt 6 aega laivis olnud. Et nüüd me tahame hakata ikkagi nagu turundusse nagu kõvasti panustama. Et saada nii-öelda see, võib-olla ongi see läbi selle Insta ja läbi selliste nagu autoürituste me oleme jõudnud nagu sellise niši grupini, on ju, aga nüüd jõudagi nagu laiema avalikkuseni, et see on nüüd see järgmine komistuskivi, ma arvan, mis on vaja nagu kuidagi ära lahendada, aga eks me kindlasti mõtleme välja selle. Küll ta järk-järgult tuleb.
meil on endiselt ühel osanikul on ju turundusagentuur, nii et ja see on nagu suur eelis teie jaoks, et Gerdil on see nagu know-how on olemas, kuidas sellist asja teha. No ütleme jah, et kui enda taustast, siis ma olen ju terve elu olnud reklaaminduses sees, aga üks asi ongi see, et meil see bränding ja kõik võib ilus olla, aga lõpuks on see, et me peame ikkagi päriselt raha alla panema, et osta neid pindasid, et see on ju täitsa teine teema, et meil võib see nagu kujundus ilus olla, aga kui see lõpuks me peame ikkagi leidma selle raha, et nagu päriselt nagu reklaami teha ka. Ja, just. Aga korra siin käis põgusalt läbi see, et teil on kõigil mingi selline taust ka ja turunduse koha pealt me oleme korra rääkinud sellest, et ka Cars & Coffee'ga on ju koostööd ja olete mul toetajate hulgas, seal meie üldse nagu tutvus saigi alguse läbi selle, et Veego tuli mulle nagu toetajana taha Cars & Coffee'le. Miks või millisel määral te üldse nagu autoskenes nähtaval olete praegusel hetkel? Minu eventidel te olete kogu aeg väljas. Driftivõistlustel on näha, teie kleepsudega autod sõidavad juba raja peal, teevad tegusid. Meie enda Cars & Coffee reklaam, driftiauto täpselt samamoodi Veego kleepsud all. Nagu, miks te olete võtnud selle suuna, et ka sealt kaudu nagu turundada ennast või näidata kohalolu või üldse toetada seda kogu seda nagu autoskene arengut? No üks osa on kindlasti see, et me on endal, Gert sõitis drifti, ma sõitsin mingil määral ringrada, et meil on endal see autosport on veres ja siis me kohe mõtlesime ka, et kindlasti tahaks ka, ütleme, noortele Eesti autosportlastele kuidagi tagasi anda. Ja täna meil on driftis meil on üks noor Tartu poiss, Ruudi Lumiste, päev seal semiproos, pigem päev väga hästi minust sõidab tippu kogu aeg ikka ju. No ta on ikkagi topis on nagu sees ilusti. Täitsa noor poiss ka veel, et esimest hooaega sõidab. Ma loodan, ma nüüd vanusega ei valeta, aga vist on 15, äkki on 16, äkki on 14, seal kuskil. Vanuse vahemikus 14 kuni 16. Aga siuke väga tore poiss on, ma tean, et ta kunagi sõitis Euroopa tasemel, ma jälle loodan, anna andeks, kui ma valetan, aga sõitis seda, kui sa rattaga sõidad neid nagu seal Spot of Tallinnas, seda BMX-iga saad seda mitte rada sõita. Ja seda sõitis Euroopa tasemel ja ma arvan, et sellest tulenevalt on tal näiteks ka väga tugev see närvikava, et minust on iga võistlust on nii rahulik, läheb ja teeb. Et see ühesõnaga leidsime selle poisi, siis meil on ka vana teie sõber Viinapuu, kes sõidab driftis klass kõrgemal vist on ju. Ja Ragnar Viinapuu sõidab prood ju. No kui võtta jah, et lähme korra tagasi, et ma ise sõitsin ka kunagi 3 aastat drifti ja võib-olla sealt me siis jäimegi läbi ka natuke ikka läbi tutvuste jäime sealt nagu toetama teatud ja võib-olla on ka meil südamelähedane ja siis täna ka veel rallit toetama. Driftis meil täna tegelikult vist ongi ju vist 5 või 6 autol juba kleepsud peal. 3 boksil on meie lipud ja 1, 2, 3 ja 5-6 auto on kleepsud peal. Ja pluss veel ka see, et ju me Kaspariga ise oleme ju Nõmme Pääsküla poisid, et Oliver Randol on meil väikse saadik juba tuttav ja sõber, et ka temaga me juba koostööd teeme. Kindlasti ongi, et ega Veego meil on ka see, et eelarve ei ole piiritud, me tahaks võib-olla suuremalt toetada kindlasti kõike, aga eks see võtab natukene aega, et ja see on just see, et tegelikult kui sa teed autosporti, siis sul peab ikkagi suhteliselt suur kukkur taga olema. Ja hetkel, mis ongi Eestis on ka hästi palju, on tegelikult sõitjaid, kes saaksid väga häid tulemusi teha, aga tihti jääb sellest finantsi taha. Meil ei ole toetajaid ja selle suuna võtsimegi just see, et me saaksime natuke toetada, edendada seda siis noorte peale kasvu, et saaks nagu kas siis Eesti tasemel, Euroopa tasemel või isegi kaugemale, et saaks nagu tulemusi teha. Driftis mina olen ka ju aastaid drifti jälginud, käinud vaatamas, kaasa elanud, olnud erinevate tiimidega seotud mingis punktis, on ju. Siis tegelikult, kui me vaatame seda driftiskene, siis eesotsas on kõik vanad peerud, kes on aastaid sõitnud. Taha kellegile varba peale astuda, aga äkki oleks aeg mingi muu abi leida, et noored tulevad alt peale tegelikult. Ma arvan, et noored võtavad ise ära need kohad. Ja eks nad ükselt võtavadki, aga selle jaoks ongi vaja selliseid ettevõtteid, kes toetavad. Tead, mis nende vanade peerude eelis on see, et neil püsib ise mutrivõti käes. Ja see teeb selle sõitmise kuidagigi nagu mõistlikuks. Et kui sa ikkagi tuled täna noore uue sõitjana nii, et sa ise mitte midagi ehita ega ei tee, siis tegelikult see on ikka väga kalliks läheb. Et jah.
sisse ostan kallis jah, sihukest asja, et kui ise ei ehita, kui ise ei remondi, siis pigem on kallis jah. Aga väljaspool sportlasi meil on ka väga, üritustel ju käime. Üks osa on teie koos, mis me teinud oleme nüüd Audrus või siis Porsche ringil nii-öelda. Oli, ma ütlen, mina olen open trackidel käinud väga mitu aastat ja minu arust pole kordagi nii vägevat, ma ei tea, kas selle kohta võib öelda festival või? Ja ta oli festivali alge nagu selles suhtes, et esimest aastat me tegime seda sellises kontseptsioonis masinavärgiga koos, on ju, minu vastutada oli siis kogu see show-ala ja see melu, on ju, ja masinavärk siis vastutas nagu open tracki eest, et ideaalis üks, et tahaks olla samal pulgal mingi Goodwoodi ja selliste asjadega, mis ongi nagu... Aga ainuke miinus selle terve ürituse juures oli see, et sõitjana rajal on nii palju autosi, et lõpuks ma reaalselt puhta ringi või puhtad ringid sain sõita päeva lõpus. Et lihtsalt tõesti... Massi oli palju peal jah, et eks see ongi nagu meie jaoks ka õppimiskoht, et järgmine aasta seda nagu sõitjate arvu veits maha tõmmata, sest seda tagasisidet tuli palju. Et sõitjaid oli palju, sest tegelikult seal oli rinkavendi oli ju palju ju, kes käivadki kogu aeg sõitmas. Need Porsche vennad ise on ju, Liidemann samamoodi oma Viperiga. Need inimesed on nagu sõitnud aastaid, põhimõtteliselt kõikidel open trackidel kohal olnud, Aga kohe alguses tegelikult öeldi ka seda, et päeva lõpus on ju rahulik ja tegelikult nii oli ka. Lõpu viimased 2-3 tundi seal ei olnud põhimõtteliselt mitte kedagi rajal. Ära väsiti lihtsalt ja eks ref sai otsa, kütus sai otsa, tahtmine sai otsa, pikk päev oli, mega kuum oli. Olekski saanud seda, et minge esimene päeva pool vaadake platsi peal ilusaid autosi ja siis minge sõitke teises pooles, et eks kõik tahavad ikka kohe peale. Oleks rahulikult algus võtta ja oleks tegelikult saanud sõita kõik. Aga see oli ikkagi tuus, et olid need näitusautod, et ütleme, et oligi, et kui oli sessioon, kus ma sõita ei saanud, ma sain minna vaadata näitusautosi ja lihtsalt kui võrreldes eelmise aastaga, et kui siis see aasta, ütleme, kõik oli täis ja inimesi siin-seal, ikkagi nagu oleks ikka suur üritus, mitte nagu oleks, vaid oligi. Et siis eelmine aasta open trackil, ma ütlen, võib-olla oli, ma ei tea, 30 inimest või, et siis ta on ikkagi siuke, põhimõtteliselt tiksud üksi, kui sul sõpru kaasas pole. Ja ongi inimesed, kes teavad, mis asi see open track on, nad tulevad niikuinii kohale, aga näiteks ongi nende näitusala inimeste jaoks, paljude jaoks, nad on kuulnud open trackist, aga nad pole kunagi kohal läinud. Siis nad ei viitsi. Mida sa teed seal? Nende jaoks on see mentaliteet, et mida sa teed seal? Kui sul on show-ala, sul on expo-ala, sa saad süüa, sa saad chillida, sa saad mingi kuhvapuldi autodega ringi sõita ja vaadata ketse osta ja mida kõike veel on ja siis sa tuled selle melu pärast juba, sest rahvast oli jõhkralt ja ilmaga vedas. Seal on kindlasti see aspekt ka, et kui võrrelda näiteks ringrada driftiga, et drift on ääretult nagu vaatemängul, et inimesest huvitab vaadata. Ringrada on see, et kui sa ei tule, kui sul tuttavat ei sõida seal, siis ma ei viitsi vaadata, et lihtsalt minu, sest et ütleme open trackil ei toimu ka neid võistlusosa ei ole, võistlusmoment ei ole, et tavainimesed pole midagi vaadata seal otseselt. Paar korda vaatad kiirelt autod ära. Aga ma just tahtsin ka öelda, et mulle just meeldis, et oli palju autosi. Siis saad vaadama reissida seal natukene ka, et teed väik mööda sõita asju. Üksi oled seal rajal, kurat, juba igav on seal. Niimoodi aega ei sõida. Vahet ei ole, aga võistlusmomendis ka nad aega ei sõida, sa peadki teistega seal surumana. See teebki selle ringraja võistluse ka tegelikult huvitavaks ja miks on ju mannergute mõõduvõtud väga huvitavad, et see ongi see, et sul on seal, miks need mahlapakid edasi ei liigu, aga sul on seal külje vastas. Ja seal on see nagu asart tekib sisse, et sa tahad ikkagi mööda saada teisest. Mannergute kõige huvitavam osa on alati, kui 60 autot on olnud meil vist korra kõige rohkem stardis, siis see esimene kurv, ma ei tea, kes teab Porsche ringi esimene kurv on siuke nagu nööp-nõel tagasi, on ju, et sinna 60 autot ära mahtuda, see on alati huvitav moment. Seda on jah pull vaadata, aga te olete käinud ju see suvi väga palju üldse autoüritustel kohal, American Beauty'l olite, Radicalil olite päev hiljem kohal, ikkagi nagu tihe suvi on teil selle koha. Me veel käisime veel niimoodi, et reedel olime Haapsalus, laupäev Radicalil ja siis me läksime laupäeva öösel, läksime Haapsalu veel tagasi, et oma asju ära tooma tegelikult. Üritus on palju ja tuleb ju veel tegelikult, et Red Bull Carback Drift tuleb ka siin 17-18 august oli äkki või? Üks väike üritus oli teiega ka veel vahepeal. T1. Ja T1 olite te kohal ilusti. Ilusti me saime kiita praegu. Äge oli vaadata selles suhtes, ega praegusel hetkel ma arvan ei ole saladus kellegi jaoks see, et Vego pundis on ja Vego kleepsudel sõidavad ägedad autod ja atraktiivsed autod, mis kogu aeg silma jäävad, vahet ei ole, kas me räägime siis neljapäeval
kuskil linna peal või ongi nagu autoüritusel ja nagu see ühtne rivi, seda on äge vaadata, korraldajana on nagu väga tuus vaadata. Kui sa tuledki, sa näed kaugelt ära, et näe, Veegopoisid tulid, lipud on üleval, uhked autod ja nagu tuus on vaadata ja just need nagu noortele, nendele autoentusiastidele läheb ka peale see, kellele seda pisikut peaks tekitama, et see kultuur välja ei sureks. Meil oli see, et tegelikult lihtne seda teha, et tegelikult meil on ju siuke punt nagu Jänku Jussid, et tugev sõprusringkond. Ja Jussidest ka teavad, autoinimesed teavad, kes Jussid on. Et me lihtsalt panime Jussidele kleepsad peale ja nii et me oleme siis vaikselt Veego punt. Aga ei vahet ei ole selles mõttes. Aga ma ütleks, et ma arvan, võib-olla me toome seda positiivset hingamist ka noortele, et kui ütleme muidu lähed neljapäevik, kuidas need nimetaks, kui nad ülemises käivad, on ju, et seal ütleme ikkagi enamus mass on pigem on see, ma ei taha öelda ront, aga ütleme see vanemad autod, mis on kuidagi midagi kuskil tuulitud läbi. Ütleme otse välja nii, nagu on vana auto Japan Racing all ja praktikas. Ja selles mõttes ikkagi võrreldes sellega, mis neljapäevak oli mingi mõned aastad tagasi, ikkagi praegu on päris palju nii-öelda show-autosid ja tõsised projektiautosid on ka seal, et selles mõttes hästi see kultuur on ka kõvasti nagu edenenud sellega, mis kunagi oligi sul vana BMW, aga nüüd ikkagi selles mõttes see kuidagi on kasvanud hästi. Ja see kultuur kasvab. Aga mis nagu mina mõtlesin, et ongi see, et kunagi keegi ütles meile, et miks see nagu käite, et kuna teil on ikkagi natuke kallimad autod kui tava keskklassi inimesel, et miks te käite nagu nendega esinemas, aga mina ütleks pigem seda, et me näitame noortel, et need on ka Eestis võimalik jõuda sinna, et näiteks osta siuksed autosid, et see ma arvan pigem annab seda inspiratsiooni ja motivatsiooni midagi teha ja värki. Ja ongi, mis nagu kõrvalt vaatajana ütlen ka see nagu mentaliteet, et kui me räägimegi siin mingitest projektiautodest ja räägime siin mingi uhkematest autodest, Eestis on neid. Meil on lambovennad kütavad mööda Tallinnat ringi mingid krüptomiljokad, on ju. Sa lähed parklas selle venna juurde, küsid auto kohta, midagi ta ei vasta sulle isegi, ta kerab seljaga nii minema, on ju. Ma ei ole veel näinud ühelgi evendil, et teie juurest keegi minema saadetakse sellise jutu peale, ikka inimesed vaatavad, küsivad, saavad suhelda, et see nagu on ka nii nagu värskendav hingamine siin autoskenesse, sest tegelikult mille peale nagu mina enda ürituse ka üles ehitasin, ongi see, et inimesed kokku tuua, tavainimene, kellele meeldivad autod, on ju, see projektiauto omanik, mootorratturid samamoodi, sest seal nagu kahe kommuuni vahel on ka meeletu lõhe, et nagu need inimesed kokku tuua, see on ka see, mis hingamist teie sinna juurde toote, et see on nagu ülikool minu arvast. Aga jah, kui tulla nüüd korra Veego juurde tagasi, et miks me toetame ja ma arvan, et see ongi see, et kui me tahame väljapoole minna ka, siis ma arvan, Eesti ongi meie jaoks nagu siuke oma koduasi ja alati on tore nagu noori sportlasi toetada ja olles ise ka nagu sõitnud drifti, siis ma ju näen tegelikult seal nagu on väga hea skilliga sõitjaid, aga lihtsalt jääb raha taha asi kinni. Ja ütleme suur eesmärk üldse meil kunagi, me tahaks teha Veego oma ringraja Eestisse. Ja me vahepeal mõtlesime ka seda, et me tahtsime, ütleme täna meil seal ei ole veel nii suurt seda sissetulekut läbi Veego, on ju, aga me tahtsime teha nii, et meil tuleb nagu 6 sportlane, et ilmselt me seal tulevikus hakkame tegema ka, et rahvas saab valida 6 sportlane, kellele me annetame mingi raha. Ja me vahest mõtlesime niimoodi, et me teeme nagu terve kuu tulu, näiteks läheb sellele sportlasele. Aga täna ma nii algusfaasis, et mis annad selle, ma ei tea, 200 eurot, nagu on ka võib-olla natuke siuke, ei anna nagu mitte midagi. Aga et kui see asi kasvab, siis me kindlasti hakkame siukseid asju tegema ja kindlasti me tahame toetada ja need, keda me juba toetame ja need, kes on täna meid alguses aidanud, nendele me kindlasti tulevikus paneme veel suuremale alla. Ongi, selles suhtes on nagu äge, ongi see nagu koostöövorm ja tegelikult Eesti on nagu, Eesti on konnatiik ja inimestega on hea läbi saada lõppkokkuvõttes nagu läbi tutvuste ja läbi mingite kontaktides nagu nii jõuad kaugemale. Selles suhtes see on nagu väga-väga teretulnud nagu hingamine ka nagu mulle kui ürituskorraldajana ka nagu annab tohutult juurde summadest siin ei räägi, aga me ei räägi siin mingitest utoopilistest toetussummadest, aga see on asi, mis annab meeletult juurde, kui sa oled nagu 7 aastat oma taskust tagunud seda kogu ürituste asja kinni, siis iga väike nagu toetus annab juurde. Et see on nagu minu jaoks on cool. Ja muidugi, et ega me oleme ka seda nagu meelt olnud, et alati Eestis ja mis tahetakse teha on see, et anname mingeid asju sulle vaata. Et lõpuks on see, et ikkagi see väike number peab seal taga olema, olgu kas seda väike, aga vähemalt sa saad nagu ise vaadata, osta ja teha. Ja, just. Et kui keegi annab sulle pusad, tore on, jälle sa saad mingid pusad on ja, või ma ei tea, saad mingid krõpsupakid on ja
Pastakad. Pastakad või pastakas on teema. mütsi või kui mina ka nagu drifti sõitsin, et jah, ma ütlen, mul oli tänu läbi agentuuri, mul oli endal siuke sponsor nagu refit.com ja ta oligi meile tiimi peale, andsid siis nagu X summa eest meile rehve ja see, aga see andiski väga palju kohe nagu juurde. Muidugi, see on meeletu kulu driftis. Et kui sa saad siukse sponsori on väga hästi vaata, et kes annab sulle nagu mingi väga siukse otstarbese asja, mida sul nagu vaja läheb, et motospordis, kui sa saad rehvide sponsori, vahet ei ole, mida sa sõidad, igal pool rehvid on vist kõige suurem kuluosa, isegi rallis sul läheb rehve, ringrajal samamoodi läheb väga palju rehve, driftis pole üldse mõtte rääkida, seal läheb neid rehve väga palju. Aga rääkisime korra siin sellest, et platvormil sellel hetkel, kui te lansseerisite, oli juba autosid, palju praegusel hetkel üldse autosid on? Tänase seisuga vist oli 2664 või 5 või midagi, aga neid kogu aeg tuleb peale ja aasta lõpuks ikkagi tahaks sinna, ma ei teagi, mis meil see eesmärk on täna. Palju on hea eesmärk, aga me tahaks jõuda sinnamaani, et kui inimene tuleb, et ta oleks päriselt seda valikut. Aga ma arvan, et see kriitiline piir võib-olla oleks seal mingi, ma arvan 5+. 5+10 000 võiks olla. 10 000 oleks juba siuke, et oleks nagu täitsa tõsiselt võetav asi juba. Aga ütleme, meie tagataustal näeme, et erinevad salongid, asjad lisavad ikka kogu aeg juurde, kes ei ole veel täna laivis ja me näeme ka igapäevaselt, et hakkab tõusma see eraisikute kuulutuste lisamine ja samuti ka lehekülastus ja autode vaatamine, kõik see. Et me näeme, et see päev järjest läheb tuh. Aga kui me räägime nüüd nendest autodest, mis platvormil on, autoinimeste jaoks kindlasti on niisugust 2 põletavat teemat, üks on automaks, ja teine on see Euroopa Liidu regulatsioonid, mis tulevad. Ehk siis see, et keelatakse ära sisepõlemismootorid, tulevad siis hübriidajamiga autod ja elektrikad. Kuidas teie üldse sellesse elektrikate peale tulekusse suhtute? Palju see teid mõjutab, mis teie seisukoht elektrikate koha pealt on? Ma võin öelda, et oleneb elektrikast. Ma tean, et Taycanil on väga äge asi nagu GT, mida Eestis vist üks on, või on seal Porsche Weekendil üks käis. Et siukest asja võiks omada, kui rahakott lubaks, aga ta on ka mingi üüberkallis asi, aga samas ka üüberkiire, üüberäge. Aga suures pildis, kuna ma arvan jälle, me jääme üles kasvanud sealt sisepõlemismootori ajastust, siis mootori hääl ja see väljalaske hääl ja kõik see, ma ei tea, turbo blow-off hääl näiteks, et see annab minust nii palju emotsiooni juurde, et kui võttagi nüüd pill, mis on, ma ütlen, lambis 6 sekki 100 ja teine on näiteks 4 sekki 100, aga 4 sekki 100 on full vaikne ja 6 sekkide pealt, siis ma arvan, see emotsioon seal sees on 6 sekki peal parem. Ma ütlen, siin on jälle siuke kahetised nagu tunded, et kui sa võtad ju täna ka uued sportautod, siis kõigil on väike siuke hübriidajam on seal ikkagi sees on ja et ma arvan, see on väga mõistlik, et kui see auto kaal ei lähe sul selle, uued Porsche, mis tegelikult välja tulevad ja see hübriidajam oli äkki mingi 50 või 100 kilo ainult annab juurde, aga reaalselt sellega sa saad sõita juba 100 kilomeetrit päevas. Et see on sul pistikhübriid on ja sul on olemas ka see võimas bensiinimootor seal autos, samas on pistikhübriid, et oma igapäevast töösõidud sa saad tegelikult selle elektri peal ära teha. Ja see ongi see, et tegelikult peaks minema kindlasti kättesaadavamaks auto laadimine. Et hetkel on ka, et ma ei tea, infra on puudulik. Just ongi selles, et see ei ole hetkel nii-öelda, ta ei ole mugav sulle. Et kindlasti, kelle sul on, kui sul on laadimisjaam on kodus, saad endale kodus ära panna või parkimismajas või midagi, aga see ei ole, ma näen, et veel nii mugav, et see oleks siuke igapäevaselt tehtav. Et jah, mina ka full elektrikat kindlasti ei ostaks, aga pistikhübriid ma olen väga mõistlik. Aga vaata, mis nüüd M5-ga juhtub. Ka pandi oma mingi hübriidajam peale sinna, uus M5 on aeglasem kui vana, kuigi ta on ju ka sama motoga, aga pluss hübriid, aga teist kaal läks nii üles. Kaal on nii suur, aga ma ütlengi, et seal on midagi nagu läks veits nihu, et see nii raske on, et kui sa... Saadad kirja Bemmi või? Ei saada. Juba on saadet, pole enam vaja saata, et nii kui Gert kuulis, esimene asi pani kirja teele, kui kuulge. Petitsioon, võtke see hübriidajam ära. Ja mis tegite? Näiteks ju Hyundai tuli see ju Ioniq 5 välja. Ioniq 5N, see, mida teeb romus. Mille jah, esimene avalikul selle näitamine oli minu T1 üritusel oli Ioniq 5N. See on nagu
see on ikka lahe asi, noh. See oli ka täiesti, ta on täiesti ju nii-öelda täiesti elektrikas on. Ja täiselekter. Ja minu meelest see oli ka täiesti väga äge nägi välja, sul olid lipid, väga sportlik. Seal on veel eraldi drift mode, sa saad nagu nelikuga drifti lasta sellega. Ma just nägin tänaval seda üks päev, Viimsist sõits mööda must ja tal on kõlarid ka taga. See ikka nagu tegi seda häält ka. Aga see ongi, see oli maaletooja auto, kuna ma olen ise ju autosektoris töötanud enne, kui ma sealt nüüd ära tulin praeguseks hetkeks pea aastake juba ära olnud autosektorist, siis läbi maaletoojas auto sinna meie üritusele jõudis ja tegelikult nagu on ikkagi cool, et see Hyundai nagu Ioniq 5 juba eelmine, nagu tava Ioniq 5 oli cool, et mulle nagu väga meeldis Ioniq 6 ka, sõidad nagu S-klassiga. Ta näeb välja veits nagu siuke Porsche Taycan, seest on nagu S-klass, mugav range on juba mingi siuke 700 alla, et sa saad nagu, ma käin Pärnus ja tagasi ilma laadimisest ära, ei ole probleemi. Aga jah, muus osas nagu päris ägedaid asju tehakse tegelikult. Aga kui vaadata maailmas ringi, siis tegelikult ju aina vähem ju sinna elektriautodesse ju panustatakse. Et Ford vist lõpetas üldse tootmise ära või Mersu, BM lähevad ära, kõik lähevad just sinna vesiniku peale või? Et see äkki see vesinik on tulevik ja eks näha, et tegelikult see ju akude tootmine, kõik see ei ole ju mingi ilus asi, et ei olegi, räägitakse ju hullult, et elektriauto nagu säästab loodust ja värki, aga see nagu aku tootmine ise on ikkagi meeletult loodust kahjustav. Pärast kui auto ära ka kooleb, siis on ka vaja tegeleda sellega. Ja see utiliseerimine on ka nagu väga nagu täna vist Eestis oligi sellega probleem ja teine asi oli see, et kui auto põlema läheb see elektriauto, siis seda ei ole kuskile viia. Siis pead ootama, et maa põleb, ongi kõik. No, et lõpuni ja lased lõpuni ära ja siis lähed viid Emexisse lihtsalt raami, et ega sealt muud nagu alles ei jää, et meil oli ju siin eelmine aasta oli see, kus see elektrikas põlema läks ja lõppkokkuvõttes seisis 3 nädalat konteineris kuhugi viia ei ole. No nii, aga me oleme päris palju jutustanud siin autodest ja üritustest ja põgusalt Veego enda platvormist ka. Räägime natukene täpsemalt, mis need võimalused teil platvormil on ja mille poolest üldse teistest ka erinete, sest me oleme rääkinud ka, et need platvorme on tekkinud. Mille poolest Veego erinev on teistest siis? Oi, võimalusi on palju meil. Jube, me peaks tegema paaritunnise podcasti siin. Aga ma arvan, esimene asi kindlasti, millega me erineme uutest tulijatest, teistest uutest tulijatest, ärme praegu seda vanat turuliidrit ei võta sisse, aga on, et meil on ikkagi eraisikutel kui ka esindustele on võimalus oma auto välja tuua väga läbi erinevaid lisavõimalusi, et ta saad ta panna pealehel kõige ette, natuke väiksemalt saad ta panna sõidukite kuulutuse lehele suurelt, väiksemalt või siis allapoole sektsiooni. Et minu teada teistel ei ole kellelgi nii palju neid võimalusi. Ei kindlasti ei ole, jah. Ja ega jau, kui me vaatame vana suurt konkurentsi, et siis seal ju tegelikult inimesed kasutavad seda, et kui sul lõpuks, kui sul ongi autos 30 000 seal sõidukit on baasis, et siis millegagi nagu esile tuua seda või tahadki kiirelt maha müüa, paned mingi hea hinna, teed hinna punaseks, tõstad ette otsingu tulemustes, see on inimesel võimalik valik, kui ta tahab seda teha, et eks seda on ju näha, näitamised kohe tõusevad. Eks seal on ju kindlasti ka see point, võib-olla keegi tahab see autot, aga ta lihtsalt ei jõua selle, ta ei näe, et kui sul on ikkagi läbi scrollida, ütleme 10 000 autot, võib-olla sa ei jõua selle üheni, aga nüüd kui sa juhuslikult oledki ennast tõstnud ette või pannud ennast pealehele, et siis saad kohe seal ees ja võib-olla keegi, kes just seda otsib, nüüd ta näebki ja saabki selle ära võtta. Jah, seal ongi näiteks see point, et miks ma Mersu ostsin. Lihtsalt see oli nii hea deal ja ma sattusin sinna, et muidu sa võib-olla lähedki, et ma otsin oma, ma ei tea, 3. seeria BMW-d ainult on ja vaatad oma mingi teatud kriteeriumid ja võib-olla sul jääb see, võib-olla ongi mõni Mersu on üldse nii hea hinnaga, et kurat, võib-olla proovingi seda. Ja teine asi ongi see, et sõiduki sisestamine ma olen üritanud ja samamoodi, ega selles mõttes lähed paned oma numbrimärgi sisse, teedab sul seal väljad ära, lisavarustuse mäppimine, nagu kõik need kategoriseerimine, oleme üritanud võimalikult mugavaks seda teha, nii palju, kui väga tagasisidelt tuli ja kuidas seda võiks üles ehitada, me proovisime teha selle võimalikult mugavaks. Pluss veel siis, mis on veel lisafunktsioonid, on see, et kui sa näiteks sõidukit otsid, sul on see märksõna lahter, ma ei tea, kirjutadki sinna sisse näiteks 200 kilovatti, CarPlay, ma ei tea, sinine värv, mis iganes sa tahad, ja ta teeb sulle nagu Google Searchis nagu erinevad need tagid sinna. Et sa saad kohe nagu kiirelt oma kriteeriumid sisse panna. Aga meil on ju tegelikult just ostja poole pealt on ju tegelikult veel palju võimalusi. Mõtlen, et kui sa nüüd ei ole müüja, vaid sa lähedki sinna endale uut autot otsima, aga sa näiteks ei tea veel, et sa tahad kindlalt seda või toda, et sa saad ära salvestada endale erinevad sõidukid, et ma ei tea, mulle meeldib see A6,
see Mersu, see Škoda, on ju, ma salvestan need ära, need jäävad mulle oma sinna kontole külge, ma saan panna, et teavita mind, kui hind näiteks muutub, ma saan endale ise lisada märkmeid sinna, et ma ei tea, selle auto juures mulle meeldib see, on ju, et ja samamoodi ka otsingutega, et kui sa nüüd jällegi tead, et ma tahan endale BMW-d 2010 aasta 3. seeria 2.0 mootoriga, on ju, nahksisuga, panen selle otsingu endale sisse, tekivad samamoodi üles sellised tagipilvekesed, saad endale vajutada salvesta see otsing läheb sinu kontole kinni, siis sa saad panna selle otsingule ka oma, ma ei tea, pealkirja, et see ongi unistuste BMW, on ju, ja samamoodi sinna nende parameetrite alla mingi uussõiduk lisatakse, saad kohe teavitused asjad. Okei, ehk siis nagu väga mugavaks, et sa ei pea nagu iga päev scrollima, et kui sa oled ikkagi läbi vaadanud ja sa tead, et praegusel hetkel sellist asja nagu sa otsid ei ole, lükkad teavitused sisse, nii kui tuleb, siis tegelikult sul tuleb teavitus ja sa ei pea nagu iga päev scrollima seda. Me oleme nagu su isiklik automaakler. No ja lõpuks ega me tahame veel edasi arendada, et sul tulevikus sa saaksidki seal ideaalis võiksid saada ka, kui sul ongi auto refi vahetusaega panna, hooldust panna, kõike selliseid asju ka nagu teha. Ehk siis one stop shop põhimõtteliselt ikkagi nagu lõpptarbija. Põhimõtteliselt nagu Siim, keda meil siin täna pole, talle meeldib öelda, et see on nagu sinu autokodu. Et sa saadki, et sa ei taha müüa oma Audi A6, näiteks sa pääta endale sinna baasi ülesse, aga sa saad sealt osta endale kindlustusi, panna sealt endale refi ja on ju, sa saad teavitused, kui on, ma ei tea, ülevaatus läbi, see tuleb ka Maanteeameti poolt, aga et sa saad kõike handlida läbi meie Veego ja samamoodi, kui sa auto maha müüd, sa saad kogu selle ajaloo anda kaasa siis nagu teisele Veego kasutada. Just tahtsin selle kohta küsida, et kui ma ütlemegi ostan ära Gerdi Mersu ja tal on seal kogu see info ja ajalugu ja kõik asjad on olemas, siis kas ma saan selle enda kontole üle kanda või ma pean hakkama manuaalselt kõike uuesti sisse lisama? Ja, et see funktsioon tegelikult on, mõlemad peavad lihtsalt nõusoleku andma ja saad selle auto nii-öelda siis enda baasi. Okei, see on ka nagu väga mugav, et pärast hiljem, kui mina tahan müüa, siis ma ei pea hakkama leiutama ja uurima eelmise omaniku käest, millal mis on tehtud ja mõtlema, mis seal sa ei pea ka uusi pilte tegema. Jah, just, et tegelikult see võiks nagu seal nii-öelda normiks saada, et ostad auto, sul on see nii-öelda, sa teed juba siis omal selle auto kuulutuse valmis, sa saad jooksvalt lisada enda siis nii-öelda tehtud töid ja kui sa nüüd ütleme hakkagi aasta aja pärast alles müüma, aga sul on kõik asjad on olemas, eks ongi, sa saad hetkega, pane ainult uued pildid, pane see müüki ja saad kõik selle info mugavalt anda tegelikult järgmise nii-öelda ostjale üle, et see on see, et mitte sa ei tule meie lehele ainult siis, kui sa tahad seda nüüd müüa, vaid ka kui sul on lihtsalt auto, aga sa tead, et mingi aeg ma müün seda ja seda ülevaadet, see on sinu nagu päevik lihtsalt tehtud töödest ja asjadest. See on nagu väga ja lisaks, aga muidugi me toodame teist sisu ka veel sinna, ütleme, et meil on täna seal juba mingi osa erinevaid teadvustavaid blogiposte, et ma ei tea, kuidas teha pilte, mis on autode hoolduskulud, ülalpidamiskulud, et meil on niisugust informatiivset sisu, kohe ülealt saab võtta blogi või pealehekkerid allapoole, on ka samamoodi blogi niisugune sektsioon ja asi, mida me ka järjest läbi koostööpartnerite lisame, meil seal all on niisugune pakkumiste koht, et kuna me tahame ikkagi oma klientidele siis pakkuda erinevaid soodsamaid võimalusi erinevatele teenustele või toodetele, et siis sinna järjest tulevad, et täna meil saab seal reffe saab, autot saad pesta, siis stands on seal, ühesõnaga see tegelikult ongi, sa saad kõik autoks vajalikku peaksid saama meie lehelt kätte. Ehk siis ikkagi lõppkokkuvõttes ta on nagu kõik asjad ühes kohas koos, ehk siis te koondate ikkagi kõik autoomaniku jaoks võimalikult mugavaks, kõik asjad kokku ühel platvormile. Ja tegelikult, kui minna nüüd korra sinna blogiartiklid ja meil tegelikult nüüd on ka koostöö Nice'iga ja kui Nice ju tegelikult neil on üks asi on see autopesu pool, teine asi on neil autoürituste vaata nii-öelda kalender Carstaff ja nendega tuleb siis niimoodi, et Veego lehele hakkavad ka jooksma need üritused sisse. Eks lõpuks sa saadki teha, et sa saad kõike, mis autoga seonduvat tahad teha, sa näed seda Veego lehelt või kuskilt Veego kanalist. Aga see on asi, mis on puudu ka tegelikult turul nagu selles suhtes, et Carstaff tuligi, nagu sa just välja tõid, tuli ju turule sellega, et ta koondab kokku kõik need nagu sündmused erinevad. Ja nagu see kogu see hariv sisu ja see loov pool ja samas on nagu lõpptarbijal on kõik asjad olemas ühes kohas, et see on nagu ikkagi väga teistmoodi. No ja pluss veel lisaks see sisu, mis me ise siis toodame, olgu see podcast või YouTube'i videod või mis iganes me tegema hakkame, et läbi selle ka nagu uusi autosi esindusi ja üldse mingit põnevat sisu tuua, et
tahaks veits siukest Carvo või Top Geari stiilis nagu asja tegema hakata. Et natuke teistsugust siukest sisu tuua Eesti YouTube'i maastikule ka, et täna me näeme, et ju on mingid tegijad, aga noh, siukest ühte uut ägedat kanalit on siia juurde vaja, et me ei ole automüügiportaal, me oleme elustiil. Elustiil, jah. Ei, aga see nagu väga hästi võtab tegelikult kokku, kui me võtamegi nüüd kokku kõik asjad, millest me oleme rääkinud, te olete ise autoinimesed, te toetate sportlasi, te toetate sündmuskorraldajaid, te koondate kõik võimalikud vajalikud asjad kliendi jaoks nagu kokku. Siis tegelikult Veego ei olegi nagu lihtsalt automüügiplatvorm, vaid see ongi nagu elustiil ja nagu suunarajaja väga tugevalt siis loodetavasti nagu autoskenes. See oli praegu nii ilus lause, et ma arvan, me presidendi vastuvõtule kutse saada. ja tõmbame kohe kõned peale, et nüüd võib poisid punasele vaivale kutsuda. Eks me oleme mõelnud ja eks me ka varsti tahaks teha ühe Veego garaaži kuskile, kus saakski tegelikult veel hakata uusi teenuseid veel pakkuma. Et eks me sinna ka jõuame kunagi, ma arvan, et ja lõpuks see kõige suurem eesmärk meil tegelikult ongi ju Eestisse ühe ringraja loomine või siukse autospordikeskuse võib-olla, mitte ainult võib-olla see ringrada, et seal saaks drifti sõita, seal saaks võib-olla sõita ka nende crosskartidega, mis iganes, seal on mingi kruusarad, ütleme Kehala on tegelikult päris hea näide, vaata sealt saad sõita nii rallid, seal on nagu väike nagu asfaldiosa, okei, ringrada seal tõesti ei ole, on ju. Nüüd neil on väga tugev uus kallirada võistluskartidele, kus saab ka autodega põhimõtteliselt peale, mida Porsche poisid käisid. Et jah, see on niisugune äge asi tegelikult, mida te ajate. Kui sa võtadki näiteks ju kas või Krossi näidet, on ju, et täna meil ei oleks Ott Tänakut, kui ei oleks Krossi olnud, on ju, kes väga tugevalt teda toetas. Ja, just. Et selliseid inimesi on vaja, kes tegelikult panustaks nagu sporti ja just nagu motosporti. Just, et nagu Krossil oli ka ju kindlasti ju eesmärk ikkagi see, et noori toetada, et anda võimalused, kus üldse oma piire testida, autot testida, kõik asju nagu proovida, on ju, et tänapäeval nagu ei olnud nagu väga seda enne siis nii-öelda Krossi. Kross on väga tugevalt nii-öelda tööd teinud sellega ja nüüd oleks siis kedagi järgmist vaja, kes siis järgmiseks toetada. Et kui ma ise ka ju drifti sõitsin, siis ütleme ausalt, et too hetk oli kohti väga vähe, kus sai sõita. Okei, täna on natukene juurde tekkinud, on see Raasilla tulnud juurde. Raasilla, Laits, Kehala. Aga ma ütlengi, et too hetk oligi lihtsalt see, et Kehal on alati olnud siuke koht, kus Kross alati ütles, minge sõitke, mis päeval tahate. Ja siuke hästi laadna vana, vaata, et ta ei pannud üldse kellelegi mingit piir ette ja lasi kõigil vabalt möllata. Ta on rahvamees. Aga ta on kogu aeg panustanudki sinna arengusse, sest tegelikult, kui me praegusel hetkel vaatame, tänu Krossile on meil Tänak, tänu Krossile ja Kehalale on meil tugevalt tegelikult Krosskardi tase tõusnud, sest meil on ikkagi nagu Euroopa tasemel sõitjad juba praegusel hetkel ja mõni on niisugune väga suure potentsiaaliga, et maailma tippu ikkagi jõuda. Meil seda pealekasvu on ja kui on toetajaid, siis me saame ka seda pealekasvu juurde toota, on ju. Ma arvan, nii eestlased kui soomlased võib vist öelda, et on motorspordirahvas. Et kui ainult oleks vahendeid, mille eest saaks noored poisid sõita, ma arvan, siis oleks tegusi küll. Ja, et kui sa saunas ei ole, siis üldjuhul oled kuskil mingi masinaroolis. Ja, aga eks see ongi kõvasti on nagu ka kujundanud see, mis sportlased meist on välja tulnud, on ju, et kui ongi, meil on Tänak on ikkagi maailma tipus, on ju, ja soomlastel on ju ka neid rallisõiteid, me võimegi lugema jääda, kes meil nagu maailma tipud on. Aga kui nii mõelda, siis võtta ralli, Tänak on ju vormelis F2-s, meil on praegu on tipus Paul ju. Drifti öeldakse ikkagi täna kõige kõvem sari maailmas, Mastersis 2 poissi, mõlemad sõidavad kogu aeg hästi ja Pesur on üldse praegu on täitsa 4 vist. Kolmas vist on. Neljas on üldarvestuses. Et ma tean, meil on väga noori poisse, kes Karlis pääd Euroopa tippu, et meil on ikkagi igas nagu motospordialas on väga tugevad esindajaid. Ja Rump sõidab ju rinkat on ju kõvasti selles suhtes, et ikkagi nagu tegijaid maailma tipus meil on. On ikka motospordis ja Jasmin Üprus üldse ju selle jettidega, ta on üldse isegi meeste klassi võitnud, et naisena, et väga kõva. Et jah, selles suhtes potentsiaali on tegelikult ja kui neid võimalusi juurde tekib, siis seda potentsiaali ainult kasvab. Aga lõpetuseks, ma arvan, võtame otsad kokku, me oleme siin tunnike natuke peale jutustanud elust ja olust. Kui inimesed tahaksid küsimusi küsida teie käest, siis küsige. Kas siis platvormi kohta, üleüldiselt selle kohta, millal, kus teid näha saab, kuhu nad need küsimused saadavad? Instagram, Facebook,
me oleme igal pool olemas, ma arvan, kui see läheb YouTube üles, pange ka sinna kommentaaridesse, võib Instasse kirjutada, võib saata meile meili ka info@veego.ee peale, kus iganes meid kätte saate või pange meil otse Messengeri ka, võite saata. et kindlasti ideed, küsimused, mõtted pange Marangi video alla kindlasti, et kas episoodi kohta või teate, parem üleskutse on see, et keda te tahaksite näha järgmises episoodis või keda te üldse tahaksite näha siin podcastis, siin piire ei pane, ma arvan, motosport. No, mingid piirid päev, Elon Muski me ei saa. Ei, no Elon Muski me ei saa jah, noh, ta vahetas numbrit, muidu saaks. Aga no räägime siin nagu Eesti maastikul ürituskorraldajad, motosportlased, driftijad, motocross, kes iganes. Keda teie tahaksite näha siin, pange video alla ja näeme juba järgmine kord, ma arvan. Aitäh! Aitäh, tšau! Tšau! Oli meeldiv.